Ja tere kõigile! Me olemegi alustamas oma täiesti esimese veebiseminariga, mis on siis suunatud just korteriühistus isikuandmete töötlemisele. Ja meil on vist peaaegu 300 huvilist on, mis on hästi tore, et te olete siin meiega ja et me oleme saanud ka päris palju toredaid küsimusi. Selleks, et mind jälgida. Tegelikult on mul täna kaasas üks tore virtuaalne kaaslane ja see on Urmas Mardi Eesti Korteriühistute Liidust. Me oleme arvestanud peaaegu kõikide teie küsimustega. Paar küsimust oli spetsiifilisemad, millele püüame anda kirjaliku vastuse. Aga palun jälgige ise, kui teil on mingi küsimus, mis ei saanud vastust, siis kirjutage meile ise info@aki.ee, et hea meelega vastame vähegi kõigele ja kindlasti tekib nagu siin seminari käigus lisaküsimusi, kuna me praegu ikkagi üritame väga lühidalt anda mingi sellised põhitõed ja vastused. Aga siis me võimegi minna esimesse plokki ja esimene plokk on meil videovalve ja salvestamine, et see on üldse meie selle aasta põhiteema, millega me tegeleme tegelikult ka teiste töötlejate osas, aga kuna ka ühistutel on see turvakaamera kasutamine läinud nii laialdaseks, siis me peame sellest rääkima, et ma ei kujuta ette, et need tegelikult võib-olla on juba üle ühe ühistu, kes tegelikult juba kaameraid kasutavad. Aga seetõttu me peamegi sellega järjest rohkem tegelema, kuna tegelikult kaamera kasutamine on tegelikult isikute privaatsust üks kõige rohkem kahjustavam tegur. Et palju rohkem kui see, et kellegi nime kuskil korra töödeldakse, et tegelikult kaamera ja see privaatsustaju, et see ongi hästi oluline seetõttu, et tegelikult me kõik ju eeldame, et minu kodu on minu kindlus, minu turvalisus. Et seda just eelkõige seetõttu. Aga ühistute puhul me võime alustada esimesest küsimusest, et kas tõepoolest siis piisab üldkoosoleku otsusest, et kaamerat paigaldada. Ja tõepoolest piisab, et lihtsalt oluline on see, et on otsustusvõimeline üldkoosolek, kes on siis selle otsuse vastu võtnud ja oluline, et enne otsustaks siis ühistu ühiselt, et mis on ka need täpsemad reeglid, kuidas me seda kaamerat kasutame. Mitte ainult see, et hääletame, kas me oleme nõus, et kasutame, vaid et kuidas me seda ka kasutame, et ka see peaks olema ühine otsus ja arutelu. Ja et mis siis saab nendest liikmetest, kes sellega nõus ei ole, et see on tegelikult, see on täpselt samamoodi nagu iga teine üldkoosoleku teema ja vajadusel siis ikkagi ainus on ilmselt siis see kohtuvaidlusvõimalus, et kindlasti on neid, kes ei ole mis iganes muude teemadega nõus, et sellel on tavaline vaidlustamise kord. Aga kuniks kaamera osas on üldkoosolek ikkagi hääletanud ja otsustanud, siis me loeme, et ühistu on võtnud vastu otsuse, et ta võtab vastu ka selle vastutuse ja hakkab seda kaamerat kasutama. Ja see omavoliliselt inimeste enda pandud kaamerate teema on väga läbivalt läbi käinud teema. Me oleme ka ühes oma artiklis kokku kogunud erinevaid kohtulahendeid ja soovitusi ja mõtteid, kus korteriühistu saab ise reguleerida seda, näiteks oma sisekorras, mingis käitumiskorras, et omavoliliselt ei või kaameraid üldse paigaldada. Aga see eeldab seda, et see peab olema üldkoosolekul otsustatud, nii reguleeritud ja seal saab ühistu ka vastu võtta selle otsuse, et näiteks kui juhatus võtab ühendust paigaldajaga ja ta ise neid kaameraid maha ei võta, siis võib juhatus need demonteerida. Siin on ainus oluline asi on see, et ei tohi kellegi vara rikkuda ja peab selle talle tagastama. Et see tuleks lihtsalt läbi mõelda, et kui see on probleemiks ja teemaks, siis see on see variant, mida ühistu tegelikult ise saabki oma suhetes reguleerida. Nii. Ja mis tingimustel võib üldkoosolekut hääl salvestada ja siis kas või video salvestada. Et see on ka tegelikult selline hästi siseteema, et
et tegelikult samamoodi soovitan panna üldkoosolekul otsustusele, et kuidas meie teeme, et see on tegelikult iga ühistu ise otsustab. Et kui selle eesmärk on tõepoolest see, et oleks hiljem lihtsam protokollida, siis see on väga mõistlik, et miks mitte. Küll aga soovitan siis valida juba häälsalvestuse, kui ei ole mingit väga mõjuvat põhjust, miks see peaks olema ka videopilt. Et ma kujutan ette, et osades väga-väga vaidlevates ühistutes võib-olla ka see videopilt annab hiljem mingisuguse lisaväärtuse. Küll aga mu esimene vastus on see, et ma videol siin nagu tegelikku vajadust ei näe. Ehk siis võiks valida ikkagi häälsalvestuse ja kui eesmärk ongi ainult protokolli koostamiseks, see tähendab seda, et kui protokoll on koostatud, pärast seda peaks sellega kustutama. Ja muidugi on alati parem, kui ühistu ise kogu seda asja reguleerib ja teeb, sest alati on neid teisi, kes ma ka lindistan. Et seetõttu on parem nagu võtta selline ühine otsus vastu ühiselt siis üldkoosolekul, kas me lindistame ja miks me lindistame. Ja nii, kui on nüüd seal koosolekul keegi, kes ei ole ühistu liige, no see tähendab, et peaks olema siis, üks variant on see, et kui ta on volitatud isik, siis ta tegelikult nagu tol hetkel ongi nagu liige, ehk siis ta esindab liiget. Et selles osas on tal ju samad õigused anda see hääl ja näha kõike seda, mis seal toimub. Et ma ei tea nüüd, et keda nüüd on mõeldud, kas see on lihtsalt nagu a la pereliige, kes on veel kaasas. Et siin ma nagu täpselt ei saa aru, keda on küsimuse juures mõeldud. Küll aga alati siis võib ju anda võimaluse vältida selle video peale jäämist. Et mis ongi väga mõistlik, et kindlasti on nagu veel neid, kes seda ei soovi. Ja üldiselt, nagu ma ütlesin, et ma seda videosalvestamist ei soovitaks valida, et kui on häälsalvestamine, siis nagu peale jäävadki need, kes tegelikult, kellel on vaja oma hääl seal öelda, midagi kaasa rääkida. Nii, võtame siis järgmise küsimuse. Nii, kas meil tuleb järgmine küsimus? Ei tule veel. Ma võtan ise siis. Et kas korteriühistu peab siis võimaldama salvestistega tutvumist? See on nüüd selles mõttes üks väga hea küsimus, et kui ühistu juba otsustab, et me kaamerad paigaldame, siis tekib tegelikult ka kohustus võimaldada enda andmetega tutvumist. Et see on tegelikult isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15 tulenev õigus. See on selline natuke ebamugav õigus, et igal isikul on see õigus olemas ja see tähendab seda, et see, kes töötleb ja filmib, et ta peabki siis suutma nagu teised kõik ära hägustada, kui ei ole nende nõusolekut ja andma siis see videosalvestis ainult sellest isikust välja. Et see on nagu selline asi, mis peaks hästi panema mõtlema selle üle, et kas me tahame üldse nii pikalt neid salvestisi säilitada. Et see tekitab nagu selle säilitamisega nagu sellise teatava tasakaalu, et kuna on selline ebamugav kohustus, on ju inimeste teadlikkus järjest kasvab, kindlasti on neid, kes siis ikkagi jälle tahavad võib-olla tutvuda, et siis see salvestamise aeg ei oleks nii pikk, et kui see ongi paar nädalat, siis tõenäoliselt ta võib-olla ei jõuagi selleni. Ja siin on nüüd see, tegelikult ei ole selles mõttes vahet, kas see on ühistu liige või elanik, et mõlemal on täpselt võrdne õigus enda andmetega tutvumiseks. Ehk siis nüüd ongi see järgmine küsimus, et kas ka peab väljastama sellest salvestisest, tähendab sellest mingi väljavõtte sellest videost, et alati me soovitame kõigepealt, et pakkuge mingit tutvumisvõimalust, küll aga seaduse järgi on õigus saada ka koopia sellest. Ja enda isikuandmetega tutvumise osas on 30 päeva jooksul kohustus vastata. Ükskõik mis töötlejal, see hulgas ka siis korteriühistul, kes on tegelikult ka juriidiline isik ja ka andmetöötleja. Kui korteri omaniku vara on jäänud videosalvestusele, see oli selles mõttes oli huvitav küsimus, et ma ise jäin nagu mõtlema, et tõenäoliselt ikkagi huvi ilmselt paikneb milleski muus, et mis selle varaga juhtus, et kes on see isik, kes siis nagu selle vara, ma ei tea,
omastas või midagi sellist, et ma ei teagi, kas sellist juhust nagu on, et ainult vara tahaksin vaadata. Ja seda otseselt seadus ei reguleeri, on ju, et oma varaga tutvumise õigust ei ole, vaid et on just õigus enda isikuandmetega tutvuda. Et seetõttu see on selline, võib-olla küsimuse esitaja saab hiljem meile täpsustada, kas tal oli mingi täpsem mõte, mis ta selle vara all mõtles. Ja milline siis peab olema teavitussilt? Teavitussildi osas me oleme koostanud tegelikult ka teavitussildi genereerija. Et oleks tõesti igale ühel väga lihtne seda kasutada, et ei peaks ise välja mõtlema, kuidas siis see peaks olema. Et see on nagu üks asi, mida ma ühistutel kindlasti soovitan kasutada. Et siis on teil kindlasti nõuetekohaline silt ja seal on 4 andmevälja, mis on siis tegelikult kohustuslikud, mis siis peaks olema sinna kantud. Ehk siis tegelikult me tahame teada, kes on töötleja. Meil on kindlasti vaja teada, kelle kaamera see on, mis on õiguslik alus. Enamasti turvakaamerate õiguslik alus on õigustatud huvi. Et teie puhul ongi õigustatud huvi on tegelikult ainus seadusest tulenev alus, mida saab kasutada ja mis on eesmärk. Et eesmärk enamasti on siis varakaitse, isikute kaitse ja õigusrikkumiste tuvastamine. Et see eesmärk on jäetud selles mõttes laiaks loeteluks, et sinna võib midagi veel tulla, kuigi enamasti ei peaks tulema. Ja siis 4. on viide siis tegelikult kogu sellele muule osale. Me nimetame seda mõnes osas andmekaitse tingimustele. Ehk siis tegelikult see andmekaitse tingimused sisaldavad siis ka kaamerate kasutamise korda ja iga ühistu peaks, kes kaameraid kasutab, peaks nagu eelnevalt selle korra tegelikult ka valmis tegema ja enda jaoks kehtestama. Ja see oli see sama asi, et ma ütlesin, et tegelikult see kord peaks juba üldkoosoleku otsusest läbi käima, et me otsustame, et nii kaua me salvestame, kellel on siis reaalne ligipääs salvestistele, ala nagu sellel juhatuse liikmel või kõikidel juhatuse liikmetel, et see peab olema seal samas korras kirjas. Ja kes iganes tahab tänavalt tutvuda, et palun teie korda, siis te peategi olema valmis seda talle esitama. Ja ühistute puhul kuna ma tean, et enamikel ikkagi koduleht ei ole, siis me olemegi pannud näidisesse, et te võite panna sinna, et sellelt meiliaadressilt saate siis küsida ja tutvuda selle korraga. Nii, kui see valvekaamera jälgib naaberkinnistut, et kas peaks siis seda naaberkinnistust teavitama? Et see on selles mõttes on huvitav küsimus, et tegelikult see ei ole nagu nii, et ma võtan nõusoleku, et kas naabrid on nõus, et ma neid filmin, et kui on tegemist õigustatud huviga, siis see tegelikult tähendabki seda, et ma ei võta mitte nõusolekut, vaid ma kaalun, kas minu õigustatud huvi on suurem kui selle teise poole õigustatud huvi. Aga üldiselt naaberkinnistute filmimine ei olegi, selles osas ei olegi õigustatud huvi täidetud. Et see ikkagi filmimine peakski jääma enda kinnistu piiridesse. Mingid teatud põhjendatud juhtudel võib olla, et ka mingi avaliku ala filmimine mingis osas on põhjendatud, kui just seal on mingid asjad toimunud. Kuskil oli vist näide, et just seal tänava poolt on keegi õhupüssiga tulistanud korterit akende suunas. Et mingitel juhtudel võib olla see avaliku ala filmimine tõepoolest ka õigustatud huviga. Küll aga naaberkinnistute osa ma ei välista, aga tuleb väga siiralt läbi mõelda, et mis on need eelnevad juhtumid, miks see naaberkinnistu ala peaks ka asja peale jääma. See kaamerate kasutamise kord, sellest ma natuke juba rääkisin. Ma lihtsalt võib-olla räägin nagu üle selle osa, et määrus kohustub, et kõikidel töötlejatel peaks olema andmekaitse tingimused. Selleks, et mitte ajada teid kõiki segadusse, mis asjad need on. Selleks me oleme ise ka võtnud seisukoha, et need ühistud, kes reaalselt kaameraid kasutavad, siis nemad peaksid neid omama. Aga need teised, kes ikkagi ainult üsna sisemiselt andmeid töötlevad, siis meie uste taha ei lähe ja neid nõudma ei lähe. Ehk siis need andmekaitse tingimused
peaks üle mõtlema need ühistud, kes kasutavad valvekaameraid, kuna siis toimub juba ka kolmandate isikute andmete töötlemine. Just nagu seetõttu on see vahetegemine. Ja kas kõik ühistu juhatuse liikmed vastutavad isikuandmete töötlemise eest? Et vastus on jaa, et see on see tavapärane solidaarne vastutus, et juhatuse liikmed vastutavad ju üldse kõige eest, et kui nüüd on nagu mingid tegevused, kus mõni juhatuse liige tegelikult ei ole nõus sellega, mis on juhatus otsustanud, siis on ju saab alati protokolli kanda oma need erimeelsused ja asjad, et kui mingi hilisem vaidlus. Küll aga jaa, et see on nagu probleem, kus üks liige üritab teise liikme peale, just juhatuse liikmed omavahel nagu kaevata. Küll aga samal hetkel nad kõik nagu vastutavad selle sama asja eest, et see on olnud eelnevalt meil probleemiks. Nii. Ja ühistul on õigus saada tõepoolest korteri omaniku kontaktandmeid, et muul juhul on ju võimatu oma tööd teha, et tegelikult ka korteriühistute ja omandite seadus annab selle õiguse neid andmeid küsida nii meile kui telefoninumbreid. Et selles mõttes see ongi reguleeritud ja see ongi vajalik. Nii, vaatame korra seda järgmist küsimust, aga mida teha siis on ju, kui nüüd andmeid ei anta? Et see on, selle kohta annab ka sama seadus selle täpsema regulatsiooni. Kui nüüd ei anna kontaktandmed, siis ma saan lugeda selle praeguse registreeritud postiaadressi selleks olemasolevaks aadressiks ja näiteks sinna siis saatagi arved. Ma natuke räägin veel eelmisest, et see tegelikult, ma saan aru, et see on suurem probleem, kui nüüd ikkagi neid kontaktandmeid ei saa ja neid on vaja. Et kui ikkagi ühistul on neid vaja, ütleme, et siis võiks pöörduda ka rahvastikuregistri poole, sest on täidetud õigustatud huvi. Iseasi on ju, kas seal on üldse mingid kontaktandmeid, on ju, et selles osas seda võib proovida, aga kui on ikkagi nüüd need liikmed, kes ikkagi mitte kuidagi neid ei anna, mitte ühelgi juhul ikkagi ei vasta ka oma meilidele, et ega siis nagu ongi juba muud nagu vahendid, et kui on ikkagi vaja kuskile korterisse sisse tungida ja midagi lihtsalt hädapärast ära teha, et siis sellest saab hiljem anda Urmas mingisuguse, kui kellel on nagu reaalne nagu selline juhtum, siis ma tean, et korteriühistute liit on tegelenud selliste teemadega. Järgmine küsimus on see, et mis andmeid võib siis juhatuse liikmete kohta töödelda. Et meil on enne läbi käinud küll, et tegelikult on ju juhatuse liikme kohta täpselt need andmed, mis kantakse äriregistrisse. Nimi ja isikukood ja kontaktandmed ainult siis nagu selles osas näiteks juhatuse liikmete omavahel, et nad saaks üldse tööd teha, on neil vaja vahetada kontaktandmeid. Aga see ei tähenda nagu, et kõik isiklikud kontaktandmed, kui sa oled juhatuse liige, et ma pean andma kõikidele liikmetele. Et tegelikult selle jaoks ongi see ühistu e-postkasti aadress, läbi mille suheldakse ühistuga ja soovitan seda väga siiralt kasutada just seda, mitte oma isikliku e-maili aadressi. Ja nüüd on ju see isiklik number, et tõepoolest nagu ühistutel enamasti oma mingeid numbreid ei ole ostetud, et siis nagu võib otsustada, et kes on see juhatuse liige, kellele võib siis mingite murede korral helistada, aga et seda siis omavahel nagu kokku leppida ja reguleerida, et kuidas see vähegi vajalik on vastavas ühistus. Et need, kes kasutavad haldusfirmat, siis tegelikult peab iga liige helistama ja kõigepealt haldusfirmale, kes peaks kiiresti tegutsema, et nende ühistute puhul see juhatuse liikme telefoninumbri omamine ei olegi niivõrd oluline. Nii, ja mis meil järgmine teema minul on siin, mis andmed võib ühistu avaldada koosolekut kokku kutsumata protokollis. Et see on nüüd eriregulatsioon, mis on tõesti alles hiljuti seoses koroonaaegadega tegelikult tekkinud, mida reguleerib siis ka korteriühistute ja omandite seadus paragrahv 21.
et kui teil ongi see, et te kutsute koosoleku nii kokku, et te reaalselt ei kohtu, siis te peaksitegi kõik, mis seal on kirjas, sellest lähtuma. Ja meil on tulnud seetõttu küsimusi, et kuna siin ta annab eriregulatsiooni, et nende poolthäälte osas te kannate sisse ka kes, ehk siis need nimed. Ja on liikmeid, kes on pöördunud, et mis nüüd juhtus, et nüüd kõik teavad, et mina hääletasin poolt. Aga siis saabki viidata sellele seaduse sättele, et peab tõepoolest need nimed sinna sisse kandma ja vastulause siis tuleb ka kanda, kui on liige seda taotlenud. Siin on ainus asi veel see lihtsalt, et mida on küsitud, et tegelikult seadus näeb ette ainult nime. Et kui te tahate sinna kanda rohkem asju, näiteks isikukoodi, siis ma küsiks, mis on selle põhjendus. Kui on samanimelised isikud, siis on väga põhjendatud, miks mitte. Ja tegelikult ei näe seadus ette ka, et sa pead nime juurde kandma nüüd täpselt korteri. Ma ei ütle, et see ei ole nüüd nagu, et tegelikult, et seda üldse teha ei või, aga selleks peaks olema siis nagu põhjendus, et miks on oluline, et me nüüd teame ka, et kes on see omanik ja mis on ta korter. Et üldiselt ma soovitan lähtuda ainult seaduses toodud miinimumist, kui ei ole mingit muud põhjendust, miks teil on rohkem andmeid vaja kanda. Nii, järgmine alablokk on meil üldse info jagamine ühistu liikmete vahel, eks me räägime nüüd ühistu sisesest andmetöötlusest. Ja see on hea küsimus, et mis andmed on need, mida siis vahepeal tuli mul COVID-i küsimus, ma vaatan hoopis ja see on ka üks populaarne küsimus, eriti praeguses olukorras, et lihtne vastus on see, et ei tohi. Et tegelikult alust ei ole. Ainult kui isik ise tahab siis mingit sellist infot avaldada, et tegelikult ongi kõik ühistud selles olukorras, kus pigem peakski arvestama, et üsna tõenäoliselt võib elada meil siin keegi, kes on kokku puutunud, et pigem nagu juba arvestada ja võtta muud turvameetmed kasutusele. Et see teadmine, et nüüd keegi siin korteris sai positiivse tulemuse, tegelikult on selle isiku õigusi kahjustav ja samas ta ei anna nagu selles mõttes seda nagu tulemust, et mida siis nüüd see ühistu teistmoodi teeb. Et ma tean, et see on üsna vaieldav teema ja seetõttu ma pikemalt siin ei peatu, vaid lihtsalt kinnitan ära selle, et tõepoolest, mis iganes terviseandmete jagamiseks lihtsalt alust ei ole. Välja arvatud, iga inimene võib ka ise avaldada, kui tahab, et miks mitte. Et see osa on väga normaalne nõusoleku põhjal võib igaüks endast rääkida, mida vähegi tahab. Aga siis see küsimus, et kas on olemas mingid andmed, et mida siis kõik ühistu liikmed üksteise kohta teada võiksid. Et sellele ma täitsa mõtlesin, et mis see siis olla võiks. Ma mõtlesin, et need võiks olla nimed. Et meil kõigil on nimi, et kui me ikkagi ainult nimesid omavahel jagame, siis see on selline kuidagi tavapärane normaalsus, et ikkagi ma saan öelda tere Jüri ja et ma tean lihtsalt neid nimesid, aga see on ka võib-olla kõige lihtsam näide, et kõikide muude andmete osas peaks olema mingi põhjendus. Kui on mingid väiksed ühistud, kes on algusest peale otsustanud, et neil on sellised ühised meililistid, et me kõik niikuinii omavahel suhtleme, me oleme väike pere, me teame kõikide andmeid, siis see on täiesti okei. Et see ongi teie ühine otsus, aga kuidas teie teete? Et kuna see ühistu on selline inimeste grupp, kes ise otsustab, kuidas nemad siis oma majapidamist korraldavad. Aga kui nüüd seda kokkulepet ei ole, siis pigem peaks alati lähtuma sellest minimaalsusest. Nii, võlateemad. Võlateemad on olulised teemad. Me oleme seda korduvalt välja öelnud, et ühistu siseselt on väga põhjendatud teada, kes on see võlgnik ja tema andmeid võib jagada. Tõepoolest, et seda võivad liikmed juba ka kohe alguses teada, et kui keegi on ikkagi võlgu jäänud, siis see on see info, mis on ühistul vajalik, et koos otsustada, kuidas edasi. Et tegelikult lõpptulemus on see, et me kõik maksame selle raha, et kui me ei saa midagi õigel ajal ette võtta. Et ainus, mis on tekkinud see,
mida ma soovitan üle vaadata, et mis hetkest te loete seda võlgnikku võlgnikuks, et siin võiks ikkagi olla nagu vähemalt, et sellest maksetähtajast on siis ikkagi piisavalt palju aega möödunud, et ei tekiks neid vaidlusi, et aga ma lihtsalt saan palga siis ja maksan sellel ajal, aga ma tegelikult kunagi päriselt võlgnikuks ei jää. Et see ei ole nagu asja mõte niimoodi, et võlgniku mõte on ikkagi siis, et kui on tõesti probleem see kõigile ja see võib kujuneda suuremaks probleemiks, et ma soovitan see ühiselt läbi mõelda, et kuidas te siis jagate selle võlgniku andmeid. Ja kuidas siis neid on lubatud jagada. Ma räägin sellest ka veel korra, et ainult siis ühistu siseselt me oleme toonud näiteid, et näiteks arvetel, postkasti pandud infol, et kõik, kus on vähegi eeldus, et see läheb ühistu liikmele. Ei ole muidugi välistatud, et see ühistu liige ise seda, et tal on kodus külalised ja nad näevad, aga see on nüüd selline risk, mis lihtsalt jääb, et need samad külalised võivad näha seal ükskõik mis muid andmeid ka. Ja protokollis ka, mis on siis ainult teatavaks tehtud ühistu liikmetele. Lihtsalt oluline on välja tuua see, et neid andmeid ei peaks väljapoole ühistut jagama. Ehk siis ma juba lähen järgmise küsimuse juurde, mis on, et ei tohiks panna tõepoolest trepikotta neid välja, sest trepikoda on koht, kus käivad kolmandad isikud piiramad. Tegelikult seal võib käia kes iganes neid lugemas. Et see trepikodades andmete avaldamine on üks teema, mis kuidagi ei ole vaibunud, kuigi juba võiks. Nii. Kas vastab tõele, et korteriühistu juhatus ei tohi liikmetele saata edasi digitaalselt allkirjastatud volikirjasid? Jah, miks ta peaks neid volikirjasid saatma? Et see, et seadus annab õiguse tutvuda, ei tähenda seda, et sa tutvud nii, et sulle saadetakse kõik meilile. Et see on ju alati isikuid rohkem kahjustavam viis, kuidas tutvuda. Ja volikirjadel on kolmandate isikute andmed tegelikult. Et seetõttu tõepoolest kõiki neid asju edasi niimoodi saata ei ole alust. See pimekoopia kasutamine on väga teretulnud, väga põhjendatud, kui teil ei ole endal mingi teine kokkulepe, eriti just suurte ühistute puhul, kus on reaalne oht selleks, et keegi lihtsalt võtab ja kasutab seda spämmilistina hiljem. Et see on kõige lihtsam näide, miks kasutada siis. Ja pärast ei saa me keegi teada, kus see jälle laiali läks. Et see on nagu seetõttu pigem. Kas ühistul on õigus teada majas elavate üürnike nimesid ja kontakte? See vist on ka üks teema, mis on väga tuline teema olnud, ma eeldan. Ütleme, ühistu ees tegelikult vastutab omanik. Et kõik asjad, mis vähegi ühistu saab ette kirjutada, on seotud omanikuga suhtes. Et siit nagu tuleb ka vastus, et tegelikult isegi kui ühistu on näiteks ette näinud, et meil on siin selline sisekord, et suitsetamise eest saate trahvi, ja siis te saate selle trahvi teha ikkagi ainult omanikule, kuigi see oli tema külaline, kes suitsetas. Või tema üürnik või nii edasi. Et see omanik ise võib üürilepingusse ja väga soovituslikult võikski panna need samad mingisugused trahvi kokkulepped, mis kohalduvad. Et selles osas võib neid omanikke informeerida ja oma külalistele nad peavad ise reegleid selgitama. Et vastus on ikkagi see, et tegelikult ei ole ühistul alust töödelda kolmandate isikute andmeid, välja arvatud, kui nad ise need annavad, et miks mitte mingid püsiüürnikud tahavad ise anda, et ma tahan ka infot, et mis siin toimub, et selles osas niipidi on täiesti lubatud ja ka niipidi, kui omanik ise on volitanud kellegi. Ehk siis, kui ta ongi andnud volikirja, et mind esindabki see isik, kes iganes ta siis mulle on, et siis ongi alus jälle olemas. Nii, kui liige... juba segadus ära. Okei. Kas seda ma ütlesin. Nii, ja juhul, kui liige sooviks kirjutada otse ühistu liikmele, et kas juhatus võib keelduda jagamast. Võib keelduda muidugi, tal ei ole ju alust jagada. Et ma soovitan kõigepealt
kui on mingi asi, esimene variant on see, et juhatus võib ise edastada. Teine variant on ju, et ta võib küsida, kas liige on nõus, et mis andmeid ma annan sinu kohta, et see teine soovib sinuga kontakti saada. Ja ei ole välistatud ka õigustatud huvi alusel see, et ühistu juhatus mingeid kontaktandmeid väljastab. See on lihtsalt see vastutus, et siis tuleb nagu kaaluda jälle, et kas nüüd tõesti küsijal on piisav õigustatud huvi, mis kaalub üle selle teise isiku privaatsuse, et kui neil on tõepoolest mingisugune kindlustusvaidlus, midagi nagu sellist, et ühistu tõesti teab, et see nii on, et see on nagu see põhjus. Ja siis tuleb ka kaaluda, et aga milliseid kontaktandmeid siis selleks on ilmselt nagu mõistlik edastada, et see võimalus on tõepoolest olemas. Nii. Ja võtame järgmise küsimuse. Kindlustusseltside puhul tõepoolest võib, aga ainult siis, kui nad ikkagi korrektselt viitavad, mille alusel nad küsivad, et ongi osad küsijad, kellel see tuleneb seadusest ja kindlustustegevuse seadusest on kindlustusseltsil õigus küsida. Iga kord tasub enne ikkagi üle kuidagi veenduda, et küsija on tõesti see kindlustusselts, et paluda digiallkirjastatud dokumendi saatmist või midagi sellist, et kindlasti ei saa see olla, et telefoni teel keegi helistab ja küsib, et siis tegelikult te võite anda neid andmeid kellele iganes. Nii. See makseinfo kõikidele, kes vähegi on huvitatud. See on ka väga huvitav küsimus selles osas, et nagu ma tõin selle enne välja, et siis õigustatud huvi alusel tõepoolest mingit infot võib anda. Küll aga kuna ühistu ise vastutab selle info andmise eest, siis tasub see hästi hoolega üle mõelda. Et need asutused, kes küsivad seaduse alusel, teil on reaalne kohustus vastata, näiteks politsei, kindlustusseltsid, et neil on oma alus. Nad peavad viitama sättele ja siin nagu väga valida ei ole, kas ma tahan või ei taha. Aga see teine osa on, et sa hindad õigustatud huvi. Kui juba notar küsib, siis ma kujutan ette tõepoolest, et juba on läinud tehinguks. Aga kui väga potentsiaalne ostja küsib, et kuidas te ikkagi veendute, et ta on üldse see ostja ja tal on see ostuhuvi, et siin võib tekkida nagu see konflikt, kus mina nii julgelt mingid andmeid ei väljastaks. Nii, kas ühistu liige võib edastada ühistult saadud kirjad mitte liikmele? See puudutab nüüd juba liiget ennast ja seda, kuidas tema andmeid edasi jagab. Et siin võib olla tegemist ka isiklikul eesmärgil töötlemisega, millele tegelikult määrus ei kohaldu. Et kui liige ise oma perekeskis mingeid andmeid jagab või oma sõbrale, et kuule vaata, meil on mingi selline asi, on siin protokollis kokku lepitud, mis sa arvad? Et see on nagu selline osa, kus määrus tegelikult ei kohaldu ja tegelikult ühistu ei saa ka seda kontrollida ja ühistu ka ei vastuta selle tegevuse eest. Et kui see liige nüüd kuritarvitab neid andmeid kuskile näiteks paneb ülesse, et siis tekib nende kahe isiku vahel siis õiguslik vaidlus, see puudutatud isik näiteks, kes on kuskil seal, seesama võlglane võib olla, kelle kohta siis liige paneb kuskile blogifoorumisse midagi üles, et tõepoolest selleks tal alust ei ole, aga siis tekib vaidlus juba nende kahe isiku vahel. Ehk siis nagu ühistu selle osas ülemäära ise muretsema ei pea. Nii. Ja kas juhatus võib raamatupidajale edastada ühistu liikme e-posti aadressi, et ta saaks arveid? Absoluutselt võib, et kuidas muidu raamatupidaja tööd saab teha, et täiesti põhjendatud küsimus. Aga raamatupidajat me käsitleme tegelikult antud olukorras kui volitatud töötlejat, ehk siis see ongi, sa võid igasugu teenust kuskilt sisse osta ühistuna, ega ühistu ise ei peagi suutma kõike teha, et see on täiesti normaalne praktika, et ühistu kasutab haldusfirmat, raamatupidamisfirmat, mingit muud firmat ja selleks, et ta saaks seda teenust osutada, on vaja ka mingeid andmeid anda. Küll aga selles lepingus, mis juba nende vahel sõlmitakse, ma soovitan seal juba siis välja tuua, et mis andmeid nagu antakse ja kuidas neid peaks töötlema. Et sest korteriühistu ise on ikkagi vastutav töötleja, tema ütleb siis ette, kuidas sa neid töötled. Ja
oma liikmeid peaks siis teavitama, et noh, see ongi meie raamatupidamisfirma, sellepärast ta su andmeid töötleb, et kui kõik seda teavad, siis ilmselt ei ole ka küsimust, aga kes see järsku mulle hakkas meile saatma. Et pigem nagu selline omavaheline suhtlus oleks teretulnud. Mis siin kajastatud said, on ühistutel selgelt nii-öelda huviorbiidis, et jah, viimane küsimus, mis siin oligi, millest sai ka räägitud, et kui nüüd tõesti see liige seda e-maili aadressi tahab saada ja edastab ka vastavasisulise kirja juhatusele, et siis ka minu hinnangul on mõistlik, et noh, juhatus võiks sellega tegeleda, et noh, kui ei ole tegemist mingi pahatahtliku isikuga, aga põhimõte on jah selles, et tegelikult peaks siis küsima konkreetselt nende e-maili aadressi omanike nõusolekut ja kui need nõusolekud on antud, siis tegelikult saavad ka majasiseselt isikud omavahel suhelda. Teine võimalus on muidugi see, et on olemas tehtud oma kodulehed, mille kaudu on siis ka võimalik listides juba omavahel suhtlust pidada ja sealt siis aktiivselt asju ajada. Et võib-olla järgmine teema, mis puudutab nüüd dokumentide hoidmist ja säilitamist, et siin kindlasti on minu hinnangul ka raamatupidamise seadusest tulenevat loogikat sees. Aga võib-olla sa, Kadri, oskad siis ütelda, et mis võiks olla selline huvitav teema just, mis siis puudutab nagu seda andmekaitse valdkonda või nii-öelda sinu professionaalsust, et nende küsimuste osas. Ja, aitäh, et tõepoolest see küsimus on olnud, muidugi tänapäeval vist on hästi paljud ühistud on läinud ka väga virtuaalseks, et väga palju neid paberkaustu enam isegi ei ole. Aga jah, ainus selline reaalne säilitustähtaeg, mida ma ka vaatasin, on raamatupidamisseadusest just raamatupidamisdokumentidele, et muude asjade osas peaks lähtuma lihtsalt üldmääruse üldisest nõudest, ehk siis pärast eesmärgi täitumist peaks andmed kustutama. Aga nüüd me räägime ainult nendest dokumentidest, kus on isikuandmed. Et näiteks kui on nagu ühistu ja ettevõtte vahel sõlmitud leping, siis see ei ole seda. Et siin nagu see säilitamise aeg näiteks üldse ei kohaldu, et me räägime ikkagi siis näiteks liikmete nimekirjadest, mis tegelikult on ju väga tihti lähevad ka äriregistrisse üles, kus nad ka säiluvad, et väga topelt isegi kõike nagu võib-olla hoida ei olegi vaja, et tegelikult on nagu see, et mida vähem ühistu hoiab, seda vähem on risk, et see saab kuskile väljapoole lekkima, et see on nagu see, mis osas tasuks mõelda, et kas on kõike mõtet hoida, et kui on 40 aastat tegutsenud ühistu, et siis tõepoolest on aega hakata otsast kustutama asju ja hävitama. Et pigem on see just mõeldud nendele pikaaegsetele ühistutele, et natuke üle vaadata ja selles osas tegelikult ei ole otseselt konkreetseid nõudeid, kuidas te hoidma peate, aga te peate nii hoidma, et keegi ligi ei saaks. Et nii lihtne see ongi, et mis on see parasjagu, mis on teie jaoks piisavalt turvaline nii, et see ei lähekski väljapoole kuskile rändama. Et seadus nagu muid nõuded tegelikult ette näinud ei olegi. Et ma tean, et hästi populaarsed on igasugused Facebooki grupid on ju liikmetel omavahel. See on see teine variant, kus tegelikult liikmed juba saavad omavahel suhelda, et sa ju näed, kes see liige on, et palun kirjuta talle seal otse. Aga et sinna me soovitame neid isikuandmeid sisaldavaid asju võib-olla mitte ülemäära üles panna. Et sinna saab panna nagu mingid muud dokumendi, mis on näiteks kõik ettevõtete vahelised lepingud ja kõik midagi sellist, et võib-olla see ei ole kõige parem koht hoidmiseks, aga ma ei saa öelda, et see nüüd on päris keelatud. Et lihtsalt tuleb ise jälgida, et see oleks piisavalt turvaline, kuidas juhatus siis kontrollib, et sinna tõepoolest mingisugused kolmandad, keegi I am from India nagu ei tule ja kuskilt midagi muud, et pigem on see nagu hästi nagu selline pluss, et kuivõrd te siis kontrollite, et seal ongi ainult liikmed. Et see osa tuleks võib-olla üle mõelda. Nii. Säilitamistähtaegadest me rääkisimegi, et raamatupidamisdokumentidel on ainus, mis on selline, kus on nagu fikseeritud tähtaeg ja see tähendabki tegelikult seda, et juba 8. aastal ma kustutangi kõik need ära, sest mul ei ole neid rohkem vaja.
see, et seadus kohustab 7 aastat, see tähendab ka seda, et rohkem ei olegi õigus hoida. Et see on nagu, tegelikult on selles osas seotud. Ja see on ühistul endal ka väga hea, kui tal ei ole rohkem asju, kui tal on tarvis. Just selle sama tutvumisõiguse tõttu, sest te ise teete enda elu väga keeruliseks, kui te hoiate alles mingid andmed, mida vaja ei ole, aga siis tuleb jälle see keegi, kes kogu aeg tahab tutvuda. Ja tulles nende tutvumisõiguse juurde tagasi, siis seadus ei anna täpsemat regulatsiooni selle kohta, ala kui tihti ma võin tutvuda, kuidas see tutvumine toimub, siis see on selline, mida ühistu saab ise selle sisekorraga paika panna, et tõepoolest, kui on mingisugune, alati võib olla mingi inimene, kes pidevalt soovib tutvuda ja uuesti tutvuda ja samade asjadega uuesti, et siis ongi võimalus see ära reguleerida. Kui kaua peab salvestisi säilitama? No see on üldse teie enda otsus, et üldse salvestate. Ja vastus on ikka, nagu ma ka enne ütlesin, nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik. Et selline üle 30 päeva salvestiste säilitamine, ma ei ole veel seni kuulnud ühtegi põhjendust, miks peaks olema. Et see on enamasti on ka klassikaline selline näide, sest need seadmed ise on selle 30 päevase asja pannud ja siis toimub see ülekirjutamine. Küll aga pigem allapoole sellest 30. Nii. Siis me oleme jõudnud selle ploki ka praegu lõpuni. Et ma tean, et see oli nagu selles mõttes, ma ei saanud väga selgeid vastused anda, sest tegelikult ka seadus ei ütle teile nii konkreetselt ette, vaid lihtsalt seda, et peaks ise läbi mõtlema. Et ma ei tea, kas Urmas, sul siin on midagi, mingid mõtteid, mingid küsimusi, mis sa ise oled saanud just nagu nende dokumentide säilitamise osas? Ütleme niimoodi, et võib-olla minule nii spetsiifilisi küsimusi ei olegi laekunud. Aga mis on nagu ühistute põhiteema ja mida võiks võib-olla isegi veel arutada, on just nimelt see dokumentidega tutvumise nõue, mis siis korteriomad ja korteriühistu seadusest tuleneb. Ja siin on olnud nüüd väga palju erisusi ja erinevaid arusaamisi, et nagu ka sina mainisid tegelikult, et mingitel dokumentidel on seadusest tulenevad tähtajad, kui kaua tohib neid säilitada, ehk et raamatupidamise dokumentidel reeglina 7 aastat, aga sisedokumentidel näiteks üldkoosoleku protokollid, võib-olla mingid lepingud, et tegelikult ju sellist otsest seadusest tulenevat tähtaega ei tule või olen ma milleski näiteks valesti aru saanud, et ühistud on olnud tegelikult mures, et kui tuleb ka näiteks majja uus elanik, siis ta esitab ühistule avalduse, et ta sooviks tutvuda kõikide korteriühistuga seonduvate dokumentidega näiteks 5 aastat ennem seda, kui nüüd tema selle korteri omanikuks sai. Et nüüd tekivadki nagu need küsimused, et kas siis tõesti ühistu peab väljastama kõik 5 aastat vanad dokumendid või on ikkagi inimesel vaja konkretiseerida, et milliseid dokumente tahab, milline on tema huvi, miks ta neid dokumente tahab näha. Et see on tegelikult ühistutel muret tekitanud. Ja ma olen ausalt öeldes rääkinud ka Justiitsministeeriumiga selle teema osas, et Kadri, sa ütlesid õieti, et tegelikult mida vähem on asju alles, seda lihtsam justkui. Teistpidi võib tekkida vajadus näiteks ka 7 aastat tagasi mingit protokolli võib-olla üle vaadata või nii-öelda hinnata selle sisu. Kuigi tähtajad on võib-olla möödas, igasugused kaebetähtajad, aga lihtsalt inimestele selgitamiseks. Ja nüüd ongi nagu see probleem, et millist dokumenti sa ära viskad ja ratsi ära visata ka. Ja päeva lõpuks võibki tekkida olukord, kus sul on tõesti niivõrd meeletu hulk dokumente ja võib-olla sa, Kadri, oskad ka seda ütelda, et kas me peame need dokumendid nagu välja andma, et samas on ju ka ühistul vastutus dokumentide säilitamise eest, et ei tekiks sellist olukorda, et sa annad need välja, inimene ütleb, et ta teeb koopiat tagasi või kas ta võib neid pildistada seal koha peal ja et see on nagu võib-olla ühistute osas olnud väga terav teema, et ma tean, et Justiitsministeeriumiga suheldes ka on nagu põhiseisukoht see, et korteriühistul ja tema liikmel sisesuhetes saladusi ei ole.
mis tähendab siis tegelikult seda, et tal on õigus nõuda tutvumist kõikide dokumentidega. Et ma ei oska öelda, kas sa oskad siin kommenteerida, aga see on ühistute puhul mure. Ja mul tuli selle teemaga veel palju meelde, mis ma pole rääkinud ka, aga kui me vaatame, siis see tutvumisõigus tuleneb korteriühistute ja omandite seadusest ja dokumentide mittesaamise osas vaidlustamine tuleneb ka just sealt, ehk siis edasi läheb see juba üldkoosoleku otsustada ja nii edasi, et see annabki nagu selle, et ühistu ise saab mingi sisemise regulatsiooni vajaduse põhjal siis paika panna, et see tutvumine ei oleks selline meeletu. Aga ma tulles tagasi selle juurde, ma ütlen sõna tutvumine. See peakski olema juba vastus sellele, et koopiaid tegelikult andma ju ei pea, sest seadus kohustab ainult võimalust tutvuda. Et see on nüüd iga ühistu enda otsus, kas ta võimaldab siis ka mingist koopiaid ja kas ta on nõus nii, et ta saadab ise midagi. Ja minnes nüüd veel kõige olulisema teema juurde, siis räägime ka sellest, kuidas ja mis andmeid siis ühistu liige saab ikkagi näha. Et see tutvumisõigus ei ole absoluutne õigus. Et see ei ole absoluutne õigus see, et ma võin nüüd kõike näha, et mul seadus ütleb, aga selle sama korteriühistute ja omandite seaduse paragrahv 45 teine lõige ütleb see, et on õigus keelduda, kui see kahjustab kellegi õigusi. Ehk siis see tähendabki seda, et enne peaks kinni katma need teiste andmed, mis võivad olla kahjustavad. Et klassikaline näide, kui soovin tutvuda pangakonto väljavõttega, siis tegelikult ühistu peab tegema enne meeletut tööd selles osas, et katma nende eraisikute andmed kinni. Et see ongi väga suur töö võib-olla, et seetõttu on väga põhjendatud, et sa ütleks ikkagi väga konkreetse aja, mitte 5 aastat. Et ma arvan, et see on nagu piisav alus keeldumiseks, kui ikkagi palun esitada mulle 5 aasta väljavõtte pangakonto väljavõttest, et see ongi põhjendamatu nõue. Sest kinni peab katma kõik ka selgituse, kui selles selgituses siis kuidagi tuleb välja, kes on maksnud mis korteri eest, et see ei ole teisi liikmeid. See ei puuduta teisi liikmeid, et kes on minu kommunaalarveid üldse tasunud, et ma võin küll vaadata, millal on mis rahad kuskil liikunud, aga ma ei saagi vastust, et aga kas korter 18 on, millal nemad ikka maksavad oma asju, et ma ei saagi seda vastust. Et sama on tarbimisnäitajate osas, et kui ühistu suudab vähegi nii anda tarbimisnäitajad välja, et ma ei oska kokku panna, millise korteri tarbimine see nüüd parasjagu oli, siis võib anda. Aga tegelikult absoluutselt ei ole mul õigus teada, et aga ma tahaks teada, palju see korter 3 ikkagi vett kuulutab. Et selles mõttes, et see ongi selline uudisimu, aga tegelikult see ongi see ühistu juhatus, kes siis peab korra nagu siin, et kuulge, siit aitab, et meie küll peame töötlema, me oleme juhatus, me näeme neid asju, aga see ei tähenda, et me kõik teame nagu kõiki neid asju. Et selle tutvumisõiguse osas ongi, ma arvan, see, et kuna see teeb juhatusele ka väga suurt tööd, et mida kinni katta, mida mitte väljastada, et siis see peakski nagu andma selle, et kui palju me ikkagi ja et see tutvumine peaks olema põhjendatud, et võib-olla see väga ammuste asjadega tutvumine ei olegi enam põhjendatud. Pluss need protokollid on, see on nagu teine asi ja nende säilitamine võibki olla täpselt nii kaua, kui selles protokollis mingi otsus on vastu võetud. Sa peadki seda nii kaua säilitama, kuniks sul ei ole mingit muud otsust, et need on ilmselt on niikuinii kõigile kättesaadavad ja võimalik tutvuda. Nii. Ma loodan, et te saite aru, et ega see ongi keeruline, et ma ei tea, et õnnelikud on need, kellel on vähem neid tutvumis-soovijaid võib-olla. Ma korra lähen tagasi veel nende videosalvestiste tutvumise juurde, et kuna nendega on ka õigus kõigil tutvuda, siis on väga põhjendatud küsida kellaaja vahemik, eriti kui on väljaspoolt ühistu liige, kes soovib tutvuda, et tegelikult ei tea, milline ta välja näeb, ta peab selgitame, aga mis sul seljas oli, mis sa tegid, et ja kui te ei saa seda infot, siis te ei saagi väljastada, et ühistul ei ole õigus, et ma niisama igaks juhuks vaatan läbi, et äkki ikkagi keegi midagi oli siin videolindi peal, et väga lihtne ongi
keelduda, kui te ei saa konkreetselt mingit vahemikku ja midagi, et millega soovitakse tutvuda. Nii, aga ma vaatan, mis meil siin veel. No mina ühe teema tooks üles. Et ma ühe teema tooksin selles suhtes üles, et me oleme rääkinud nendest võlgnikest ja ausalt öeldes, ega see on ühistute puhul, võib-olla kõige suurem teema, et ülejäänud teemad on seal, mis päädivad ka kohtuotsustega, kõik võimalik üldkoosoleku otsuste vaidlustamised ja seal siis kas siis kehtetuse või tühisuse tuvastamise nõudes ja need on nii-öelda oma elu elavad, aga võlanõuete menetlemine on tegelikult ühistute osas probleem. Ja ma mõtlesin, et küsin nagu niisuguses vabas vestluses sinu käest, et täna meil on olemas see informatsioon, ühistu juhid seda tegelikult väga hästi teavad, et ei tohi nii-öelda trepikodadesse seda infot panna ja miks seda ei tohi panna, et seal käivad ka kolmandad isikud. Aga mulle endale tundub, et kas see on ikkagi proportsionaalne. Et vaadake, ühistu ei ela ju õhust ja armastusest ja tema tegelikult ju oma kohustusi peab täitma oma liikmete poolt tasutud maksetest. Ja kui nüüd ikkagi tekib selline olukord, et liikmed jäävad võlgu, ei tohi neid nagu avaldada ka väga, küll oma liikmetele sa võid näidata, siin oli ka näide, ja ma tean, et paljud ühistud ka seda kasutavad, et saadavad arve liikmele välja, arve teisele poole on pantud ka võlgnikud, et tekiks nagu niisugune oma suhtlus seal majas. Et kas sa oskad nagu ütelda, et miks see norm nagu selline on, et inimene nagu võlgu võib olla, aga tegelikult siis nagu keegi teine ei tohigi teada, et tema on võlgu. Et mulle tundub, et see on nagu natukene nagu imelik, et võib-olla siin on olemas ka mingisugune oluline põhjendus, et kui mina olen näiteks võlgu, näiteks teile kui lepingu poolele, siis meie seda teame, aga keegi teine seda teada ei või. Et võib-olla oleks hea, kui teised ka teavad, et mina olen näiteks võlgnik ja kui minuga mingisse tehingusse minna, siis seal võib tekkida küsimusi. Et ma lihtsalt toon sellise mõtte sisse, et mulle tundub, et see võib-olla ei ole alati hea, et ühistute puhul vanasti need asjad tegelikult väga hästi töötasid. Kui sa olid ikka võlgu, näiteks 30 päeva on tüüpiline selline võlamenetlemise tähtaeg, mida ka pangad kasutavad, et sellisel juhul peab juba asjaga tegelema ja pannaksegi suurte punaste tähtedega silt välja trepikotta, et meil on see korteri omanik võlgu ja need asjad lahenevad ära. Et miks seda teha ei tohi? Et küll liige peab seda teadma ja liikmel ongi õigus, et miks see kolmas isik siin nagu nii suur mure selle asja juures on. Ma lihtsalt mõtlesin seda küsida. See on hea küsimus ja see on selline küsimus, kus ju taha tekivad emotsioonid ja me alati kaldume olema ju mittevõlgniku poolt. Ütleme, et jah, määrus on selles osas natukene muutnud praktikat tavapärase häbipostistamise osas, mis vanasti tõepoolest on väga hästi toiminud ja ma arvan, et seda just seetõttu, et mida laiem on see internetilevik, seda suuremaks on see privaatsuse riive läinud, et tegelikult kui tänapäeval paned Google'isse kellegi nime ja sa saad juba nii palju infot, et see on nagu eelkõige seetõttu läinud, et isegi mitte nüüd nii väga ei ole kahjustav see, kui ma panen trepikotta, aga kui ma panen nüüd kuskile avalikku foorumisse, et sellega ma kahjustan on ju veel rohkem. Aga piir ongi pandud, et kohe, kui on kolmandad isikud, siis tegelikult ei ole enam seda õiguslikku alust. Sest see on juba edastamine kolmandatele isikutele, et me ei saa seda piiri teha nagu veel õhemalt, et umbes trepikojas on okei, maja välisseinal ei ole, et ilmselt see piir on nagu seetõttu, miks see tundub meile mõistmatu. Küll aga ma mõtlen ise, et alati saab ju maksehäireregistrisse panna selle võlgniku, mis on talle kindlasti väga ebamugav just inimesele, kes muidu tahab väga veel mujaltki võlgu võtta, et siis see ongi juba ju lahendus. Ja tegelikult võlgnikute osas ongi veel ette nähtud ju praegu see maksekäsu kiirmenetlus, et siis hakata juba tegutsema, et selle jaoks on teised vahendid, kuidas siis sellest võlgnikust kas siis lahti saada või panna ta võla ära maksma, et me ei pea selleks kasutama seda sundi, et ma võtan postituse siis maha, kui sa ära maksad. Et võib-olla nagu see seadusandja on tahtnud ka,
et ärme lähe seda teed, et me hakkame sellist halba mängu mängima, vaid kuidagi proovime omavahel ja nii, et ainult nagu pooled omavahel, et terve avalikkus ei peagi sellest teadma. Et näiteks ajakirjanduslikul eesmärgil, et kui on mingi väga suur asi, siis võib tulla ala pealtnägija kohale ja hoopis teisel, neil on täitsa eraldi seadusest tulenev alus, kui kajastada ka andmeid, et kui on mingi selline asi, no puuküürnike teemad on tulnud ja mingid sellised teemad on ju tegelikult tulnud ka meediasse. Aga kõigel ei ole avalikkust huvitav vajadus, ehk siis see, kui teie majas on üks võlglane, siis tegelikult see huvitabki ainult teid, mitte ülejäänud maailma, on ilmselt see peamine põhjus. Aga noh, selge siis, et täna ta niuke on, et ma mõtlesin, et ma küsin ära, et selline nagu temaatika kindlasti siin võib-olla probleemne on. Aga mida võib-olla veel ühistute osas küsida on üks selline konkreetne kiri ühel päeval tuli mulle ja mina küll talle vastasin, aga mõtlesin, kuidas sina käitusid. Et üks korteriomanik paigaldas trepikotta ja autoparklasse kaamerad, 2 valvekaamerat. Ja ega väga ei oltudki selle vastu, sellepärast, et oligi seal olnud sissemurdmisi, politsei väljakutsumist ja pigem ta siis nii-öelda valvas ja kaamera näitas nagu tema autopilti, kus tema auto seisis ja ka nii-öelda koridori. Ja nüüd tekkis siis selline olukord, et ühel hetkel tuli ühistu kokku ja otsustas, et paneme tegelikult rohkem kaameraid ja paneme terve maja nii-öelda ilusti valve alla sildid värgid ülesse, et tagada siis turvalisust, kuivõrd ikka oli seal kuskil võõrastel autodel kriipimisi, välkimisi, kuskil oli sees käidud. Ja nüüd tekkis selline huvitav küsimus, et kas nüüd see inimene, kes oli oma 2 kaamerat sinna paigaldanud, kas temal on mingi alus näiteks suhelda ühistuga ja ütelda, et te panete näiteks 4, tahate 6 kaamerat panna, et olge hea, ostke näiteks minu kaamerad ära või rentige minu kaameraid, sest mina olen nad juba sinna pannud ja siis ühistu peaks näiteks 4 kaamerat juurde ostma või ühistu võib keelduda, et jah, suur tänu, et te pakkusite, et need on teie kaamerad, meie teie omasid ei taha osta, meil ei ole ka mingit kohustust osta, vaid me ostame kõik uued 6 kaamerat ja nüüd tekib järgmine olukord. Siis milline peaks olema see mõistlik tähtaeg ja kas üldse on tähtaega kuskilt tulenevalt, kui näiteks see inimene siis peaks need tema paigaldatud kaamerad maha võtma. Et siit võib ju tekkida vaidlus, et ühistu ütleb, et tema neid kaamerad ei taha, omanik ütleb, et need on väga head kaamerad, mina tahan, et need kaamerad siin oleks ja kuidas nüüd siis edasi minna. Et mis siis inimene peaks tegema või ütlema, et ja kui kiiresti peaks need kaamerad maha võtma? No selle peaks siis ühistu ikkagi ise ütlema selle tähtaja, kui kiiresti maha võtta, et tavaliselt kui ongi reguleeritud, et omavolisi kaameraid ei või kasutada, siis ma soovitan panna juba ka see tähtaeg, et mis aja jooksul pärast juhatuse pöördumist peaks nad siis demonteerima. Et ega siin nagu sellist mõistlikku nagu sellist 30 päeva on selline, et selle aja jooksul ikka vast jõuab, on ju. Et pigem nagu see on siuke hästi hinnanguline, et ja muidugi ega ei saa ju keegi nõuda, et ühistu midagi ära ostaks minult, et ma võin ükskõik mida muud ka pakkuda ühistule, et see on selline siuke võlaõiguslik suhe, et iga osapool ise otsustab, mida ta kellelt soovib osta, et pakkuda ikka võib, aga ega ostmiskohustust ju muidugi ei ole. Et see ei ole ka enam nagu andmekaitse teema, aga ja, et võib-olla ka üks selline nagu mõte, et kuidas te nagu sellesse suhtute, et kui nüüd see ühistu teeb nagu ettepaneku, et palun viige oma kaamerad siin 30 päeva jooksul ära ja inimene ei vii ära, et milline oleks nüüd nagu kõige efektiivsem menetlus või vahend, et need kaamerad sealt saaks ära võtta seaduslikult, et nad ei eksisteeriks enam seal maja peal, et võib-olla see on ka oluline teema, mida inimesed teaksid.
No siis ongi, saab selles kas siis sisekorras kokku leppida, et pärast seda, kui juhatus on andnud käsu, ei ole selle aja jooksul täidetud, siis juhatus korraldab ise demonteerimise ja hoiustamise. Nii kaua veel hoiame, kui järele ei tule, siis läheb utiliseerimisse. Näiteks mingi selline, et kõik need järjest etapid võib-olla enne läbi mõelda, et ei tekiks see, et omanik läheb politseisse, et on varastatud ja kõik muud nagu sellised varalised nõuded, mis tegelikult võivad tekkida. Et lihtsalt oluline on mitte seda vara kahjustada selle eemaldamisel ja anda võimalus alati, et palun võtta tagasi, see on sinu vara, et ega ühistu seda päris omastada ei saa, jah. Aga nende auto osas mul tuli ka meelde, mis ma tahtsin rääkida autonumbrite ja üldse autoandmete osas, mis meil on läbi käinud, on see, et vahel on ühistud, kes korraldavad parkimist, et neil on mingid lepingud siis parkimisteenust osutava ettevõttega ja sinna peab siis edastama need autonumbrid, kellel on õigus parkida, et ülejäänud näiteks saavad siis trahvi. Või siis need autonumbrid, kellele me anname siis vastu parkimiskaardi. Et meil on need vaidlusi olnud, kus ühistu on küsinud näiteks koopiaid autodokumentidest, mis on selles mõttes täiesti põhjendamatu nõue, et esiteks on seal ka kolmandate isikute andmed peale, et kes on auto kasutaja ja nii edasi. Pluss, et tegelikult ei ole ju ühistul üldse vaja teada, kas see auto kuulub omanikule, vaid omanik otsustab, et see on see auto, mida ma kasutan, aga võib-olla ma ise ei kasuta, kasutab mu elukaaslane või tegelikult nagu seda jälle nagu läheb selliseks natuke, kus ma näen, et ühistu juhatus võtab endale võib-olla natuke rohkem võimu, kui tegelikult vaja on välja selgitada, kes siis autot kasutab või et nagu see osa, et need kaebused on meile tulnud ja et soovitan natuke hoolega rohkem läbi mõelda, et ikkagi liialt oma õigusi ei kuritarvitaks selles osas. Vot, aga nüüd me peame hakkama vaikselt kokku võtma meie välkloengut nii-öelda. Mis me teile lubasime, on see, et ma teen ka sellise natuke pikema artikli üldse isikuandmete töötlemisest ühistutes, mille me siis saadame meilile nendele, kes on soovinud. Või siis me paneme tegelikult selle niikuinii ka oma kodulehele, et see on nagu see hea asi, millele te saate vajadusel viidata siis, kui mõni liige ei ole rahul või tekivad küsimused, et võib-olla on see selline hea abivahend. Ja mis ma soovitan üle vaadata kaamera teavitussildid, kui teil on kaamerad ja üle vaadata, et palun kasutage ikkagi ühistu enda meiliaadresse, mitte isiklikke aadresse, kuna tegelikult kaob igasugune kontroll selle üle, kui juhatuse liikmed vahetuvad, et mis andmed sinna siis jäävad, et selles osas selleks on väga lihtne võimalus tekitada ühistule päris enda aadress. Et sellega te saate seda võimalust siis ka vältida. Ja näiteks üldkoosolekutel, et üks asi on allkirjaleht ja teine asi on kontaktandmete leht, et need ongi nagu, need võiks olla erinevad asjad, mille te annate ringlusesse, sest et võib tekkida ka see, et kui te panete kõik ühte, siis te selle sama lehe saadate äriregistrisse ja siis tegelikult see läheb seal ju avalikuks üles, küll tasuliselt, aga võib tekkida täiesti selline põhjendamatu kontaktandmete avalikustamine sellega, et on niisugused ohud ka. Ja siis, ma ei tea, mina tänan Urmas sind, et sa mõtlesid kaasa ja et meil on tekkinud selline tore koostöö ja ma loodan, et me kuidagi saime olla abiks siis nendele ühistutele, kellel kindlasti on igasugu küsimusi. Mina ka tänan Kadri sind, et sa ilusti vapralt vastu pidasid, ega need teemad on ju tegelikult keerukad ja rasked ja hea on, kui tuleb kohtulahendid. Ma olen siin rääkinud ka lugupeetud Riigikohtu kohtunikega ja kuivõrd ju 1. jaanuarist 2018 see täiesti uus seadus jõustus, korteriomandi ja korteriühistu seadus, millest siis tegelikult on Eestis 23 000 korteriühistut. Ehk et selles valdkonnas elab tegelikult 1 miljon eestimaalast. Ja ega see teemade ring on tegelikult keerukas, et kui eile keegi vaatas ka suht puhtalt saadet, kus oli siis
selline rahuhäirimise temaatika, siis kuulates ka nii kohtunike kui muude inimeste juttu, siis need valdkonnad ongi tegelikult hästi keerukad ja emotsionaalsed ja pahatihti ka raskesti lahendatavad. Et ma väga tänan, Kadri, et sa oled oma mõtted, ideed välja käinud ja minu lootus on ikkagi see, et saada ka rohkem juurde õigusselgust, kui me saadme võimalikult palju Riigikohtu praktikat, see kindlasti aitaks ühistuid edasi. Ja veel üks suur soovitus ühistutele, üritage ikkagi kõik oma küsimused lahendada seal kodus omavahel ära. See on alati kõige odavam, kõige efektiivsem, kõige mõistlikum, sest te elate ju selles ühes majas. Et tõesti, kui sinna kohtu poole minna, siis sellisel juhul, kui enam tõesti mitte midagi teha ei ole, aga selline omavaheline asjade klaarimine ja kompromisside otsimine. Terve elu on kompromisside otsimine. Vahest tuleb ka astuda samm tagasi, vahest ka 2, teinekord jälle samm edasi ja nii see elu on, et ei ole need asjad nagu nii mustad ja valged. Et igal juhul ma väga tänan Andmekaitse Inspektsiooni. Meil on olnud väga hea koostöö. Nagu te kõik näete, siis neid teemasid on tohutult palju erinevate nüansside spetsiifikatega. Et mina loodan ka, et me saame ka tulevikus kindlasti seda toredat ja head üksteist toetavat ja korteriühistuid toetavat koostööd jätkata. Et suur tänu sulle, Kadri. Aitäh. Ja ma ka veel toonitan seda, et see omavaheline suhtlus, mis on tänapäeval võib-olla et see kõige keerulisem osa, et tegelikult peaks panustama kõige rohkem sellesse, et meie näeme hästi oma töös seda, et tegelikult tülid tekivad teadmatusest ja kättemaksust, aga meie ei taha mitte olla kättemaksukontor, eriti ühistute osas, kus tekib olukord, kus seesama kaebaja, kui me peaks juhtumisi tegema ettekirjutuse või mõne trahvi, siis seesama kaebaja on ise ka selle trahvi maksja. Et ei tekiks nagu selles mõttes üldse sellist mõtet, et see peaks nagu lahenema iseenesest, et meie soov ka ei ole karistada ühistuid, kes on tegelikult grupp inimesi, kes ennast ise majandavad. Et me selles osas tõesti seni oleme üritanud olla pigem nõuandvas rollis ja mul on hea praegu veel öelda, et hetkel me ei ole pidanud ühtegi trahvi päris sisse nõudma ühistutelt ja ma väga loodan, et see nii ka jääb. Suur tänu. Mina loodan ka, et see nii jääb. Aga olgu, teeme praegu nii siis ja kirjutame teile täpsemalt ja kohtumisteni. Thank you.